Zoom 8, Laser 4,7, Laser Radial ja Laser Standard klasside regatt koosneb reedest pühapäevani peetavatest võistlussõitudest, millest arvatakse maha halvim sõit. Kasuks rääkis kindlasti aastate kogemus ja oskused, kahjuks rääkis vaikne tuul ja kaaluvahe noorte kuttidega ja võib-olla natukene väsimus ka. Ja kuidas sa seda Põhjatuule ja Tallinna lahe olukorda kirjeldad, on see kõikidele? Ta on kõigile ja mitte kellelegi, et selles suhtes, eks ta on natukene selline külma vee ja maa on tegelikult siiski suhteliselt soe meil praegu, et suhteliselt heitlik ja keeruline, et osadele meeldib vähem. Et minu arust selles suhtes isiklikust perspektiivist tegi minu jaoks elu palju huvitavamaks, kui ta viimasel 10 aastal Eesti võistlustel olnud on, et selles suhtes väga positiivne. No meil on tubli puretamisakadeemia, kus laserklassis täitsa selles suhtes struktuur toimib ja asjad on paigas ja noored arenevad ja ma loodan, et nad ikkagi arenevad kiiremini, kui mina jõuan eest ära areneda, et sihukese tuulega nagu täna, sellise väga vaikse priisiga mul on ikka käed-jalad tööd täis juba, et ees püsida, et täna ma isegi ühe korra ei püsinud ees. I think I just managed to start good in the free wind and just find some good shifts and go straight to the mark. Yeah, I think it was a good fight because I was sometimes in the back, sometimes in front, so it was a fight with some of these Estonian guys and girls. So yeah, I think it was a good competition. Well, in this competition, my strengths were that I could handle my boat really well and I had a lot of speed. So that's how I got in front of all my competitors. I tried to think ahead of time, try to predict what's going to happen before it happens, and I look around the course and seeing the next wind shifts. Tuul oli väga keerutav ning hästi palju pidi iga kord mõtlema ennem, kui sa paudid või tegutsed meiega. Et see oli päris keeruline. Ja mis see sinu trumbid on teiste ees? Ma arvan see, et ma suudan stabiilsemalt sõita nagu esiviite, et ei ole selliseid väga kohutavaid sõite. Vahest ikka juhtub nii, aga stabiilselt pigem on minu tugev koht. Kas sa oled rohkem selline peaga töötaja või pead nagu füüsilist poolt kõige tähtsamaks? Eks füüsiline tähtis küll tugeva tuulega, aga Eestis on enamalt ikkagi vaiksemalt tuled, siis tuleb rohkem ikkagi mõtlemisega, et pigem vist mõtlemine ikka.
Optimist klassis purjetatakse reedel 2 võrdses grupis, et selgitada välja laupäevaks kuldgruppi pääsevad 45 paremat purjetajat. Ülejäänud purjetajad seilavad laupäeval hõbegrupis, kust 3 paremat pääsevad pühapäevaks kuldgruppi. Regati võitjaks saab kõige vähem punkte kogunud purjetaja, kusjuures halvim sõit arvatakse maha. Millega sul kõige rohkem võidelda tuli nende päevade jooksul? Ma arvan, et iseenda närvidega, sellepärast, et need olud lihtsalt on kirjeldamatud siin nagu... Meil on viimased 2 nädalat juba olnud selline 2-3 meetrit, täpselt siuke, et no väga ei liigu, aga samas nagu liigub ka ja siis on seal need 30-kilosed väikesed purjetajad, kes lihtsalt sõidavad sest mööda ja siis sa mõtled seal nagu nii, rahuneme maha, kõik ei ole veel läbi, on ju. Et ma arvan, selles mõttes jah, väga palju endaga. Kui ma saaks valida perfektset olud, siis kindlasti hoovus 0, tuul 8 puhanguti 10, pakide ka ja ütleks 5 kraadi keerutav. Need on nagu täpselt minu olu, kus nagu lihtsalt tõmbad soodi sisse ja lähed ja mitte keegi lihtsalt ei tule vahele.